Me räägime jõust, me räägime väest ja me räägime sellest, mis loeb. Võim ja vägi episood 21, daamid ja härrad. Meie saatesse on jõudnud üks väga vinge noormees, kes on teinud ühe väga võimsa filmi. Nimelt seda filmi on käinud tänaseks vaatamas üle 100 000 inimese ja 12–14 aastaste noorte seas on see väga popp. Filmi nimi on Frank ja meie saatesse on jõudnud Tõnis Pill. Tere tulemast. Tervist. Tere Tõnis. Kas kui vaadata neid numbreid, kas ise arvasid, et su film skyrocketib kohe täiesti? Ei, seda me kindlasti siuksed numbrid me ei oodanud. Me muidugi eeltöös ja kõiges selles ja turundus alguses ikkagi töötame selle nimel, et see number jõuaks võimalikult nagu suureks, aga eks me tegime omaette ka mingisuguseid ennustusi, et mis see number võiks tulla ja see oli ikka 3 korda väiksem. Nii et me seda ei oodanud, me oleme äärmiselt õnnelikud ja nii ongi. Filmi menu on just 12 ja 14 aastaste seas väga kõva. Et miks sa arvad, miks see nii on? Meil on omad teooriad. Lõpuks meil vist ei ole mingisugust kindlat valemit selle jaoks. Aga miks ma ise arvan, et see on nende sees populaarne on see, et pole ammu tehtud sellist filmi Eestis, kus sul näitlevadki täpselt sellises vanuses näitlejad, sest et inimene ikkagi kinos nagu kuidagi talle meeldib, kui ta saab samastuda mingite tegelastega ja 13-14 aastane ei taha väga samastuda, ma ei tea, 9-aastastega, sest need on juba lapsed, eks ole, ja vanemate probleemid on juba natukene veel segasemad, eks ole, et me tegelikult lihtsalt tegime filmi, mida ammu pole nagu nähtud ja me tegime seda hästi ausalt ja me kuidagi ilustanud asju ja tegelikult see lihtsalt, see menu nende noorte seas tuli ka sellest, et need valupunktid, mida me selle filmiga nagu puudutasime, on siis tegelikult ka päriselt aktuaalsed. Meil on siin ühiskonnas kahjuks palju noori inimesi, kellel on raske peretaust, kes peavad iga päev nii-öelda võitlema, ennast tõestama ja satuvad halbadesse gruppidesse ja keda võib-olla kiusatakse ja alavääristatakse ja kes peavad pidevalt nagu siis võitlema. Ja seda ma arvan, et kui noored nägid, nad lihtsalt nägid seal väga palju ise ennast ja see ütleb meie kohta nii mõndagi, meie ühiskonna kohta. Kas see on ka sinu lugu? See on kaudselt küll minu lugu, jah. See ei ole autobiograafiline lugu, sest et ma päris nii huvitavat elu ma ei elanud. Me ikkagi tegime filmi, küll aga on see lugu saanud väga palju inspiratsiooni minu üleskasvamisaastatest kodulinnas Kehras. See on saanud palju inspiratsiooni õppetundidest, mis ma seal kogesin, mitmetest sündmustest, mida ma seal nii-öelda ise läbi elasin ja ka on seal palju nagu tegelasi, kes on päriselt kunagi elanud, kes on siis nii-öelda andnud suure nagu tõuke selle loo jutustamisesse. Kas keegi on ka sinu moodi? Tundub, et Paul on nüüd ka sinu moodi. Seda öeldakse palju. Paratamatult on see, et iga režissöör paneb ennast oma tegelastesse ja ma ei ole ilmselt ainult selles Pauli tegelases. Ma arvan, et ma olen päris mitmes tegelases. Need, kes tunnevad mind hästi, tegelikult näevad mind, ma arvan, et 2-3 tegelases minu isiku omadusi. Et jah. Kas sinu inspiratsioon oli rääkida sellest, mis on ka sinu valu või sinu inspiratsioon oli eelkõige mingi oluline sõnum inimestele, ühiskonnale? Ma ei hakanud seda filmi ilmselt tegema tingimata sellepärast, et mul oli kohutavalt valus ja et see olnud minu jaoks nagu mingi teraapiavorm, sest et see on päris valus ja kallis teraapiavorm sel juhul teha ühte filmi 7-8 aastat, et saada millestki aru, et ma ikkagi sain asjadest aru enne, kui me hakkasime nagu filmi tegema ja natuke selle käigus õppisin. Selle filmi, me teadvustame ka seda, et me ei saa kindlasti ühe filmiga
maailma päästa või muuta, aga me saame nii-öelda tekitada mingisuguseid küsimusi publikul, vaatajal, ühiskonnal, et millega me võiksime tegeleda, et meie lapsed saaksid ka tähelepanu ja kuidagi kasvaksid paremini saaksid paremini üles kasvada, et pole vaja tingimata traumat tekitada inimestele. See ei ole tingimata alati positiivne asi. Ühes intervjuus ütlesid, et filmi eesmärk on, et inimestel oleks võimalus olla nagu parem. Ja meie selle filmiga kindlasti tahtsimegi seda teha, et kui inimene läheb saali, vaatab selle filmi ära ja kui ta sealt välja tuleb, siis me ikkagi loodame, et ta on siis natuke parem inimene, sest et seal on omamoodi palju asju, mida võiks kõrva taha panna, kuidas olla üldse inimene. Aga millest see film on, kui see oleks, ma ei tea, üks sõna või üks lause? Kui see oleks üks sõna, siis see film on sõprusest. Ja kui see oleks üks lause, siis see film on sellest, kuidas kui sa leiad enda kõrvale need õiged inimesed, need head inimesed, siis sul on võimalik tegelikult igasugusest jamast nii-öelda välja ronida. Et vahepeal on lihtsalt üksi väga raske ja sõpradega on kuidagi kindlam. Kas see film on ka sellest, kuidas nagu keskkond, aga eelkõige vanemad mõjutavad laste elu ja antud kontekstis see näitab pigem seda, kuidas on võimalik negatiivselt mõjutada laste saatust just tänu nendele valikutele, tegevustele ja sõnumitele, mida annavad ja teevad vanemad. Jaa, igas filmis, eriti täispikas mängufilmis on nagu vähemalt seda ruumi erinevateks teemadeks ja eks erinevad vaatajagrupid võtavadki sealt erinevad asju. Jah, selles filmis on väga palju kahjuks ka negatiivsed näiteid, millised võivad olla meie lapsevanemad ja üldiselt täiskasvanud inimesed. Küll aga meil on see filmis siiski väga palju positiivset näiteid ka. Tegelikult ei ole nagu tegelikult on maailmas ikkagi neid häid inimesi, mõistlikke inimesi rohkem kui neid, ma ei tea, halbu eksemplare. Nii et me näitame seal väga erinevaid versioone inimestest. Ja, ma vaatasin filmi koos tütrega ja meile mõlemale. Ma vaatasin, et tütrele ka see film pakkus päris palju emotsioone. Ja kui sa küsiksid minu käest, milles see film on, mina ütleksin, et see on film üksindusest. Ja iga peategelane selles filmis lahendab seda enda üksinduse omamoodi. Aga selle mõtte see teine pool on tõenäoliselt nagu armastus, et tegelikult üksindust iga inimene püüab lahendada armastuse otsimisega. Aga see viis, kuidas inimene seda teeb, tihti on ju vastupidine, et ta küll otsib armastust, aga tegelikult teeb haiget nii endale kui ka teistele. Kahjuks nii on ja see kõik on omamoodi nagu tsükkel ka, et jah, see film, siin on väga palju üksinduse teemasid, see on meil isegi laua taga rääkides me filmi tegijatena ka räägime, mis on need potentsiaalsed teemad, armastuse puudumine, üksindus, kõik asjad on veel, seal on see sees kõik ja kahjuks on nii, et tihtipeale see armastuse puudumine loob mingisuguse pinna nii-öelda vägivallale ja vägivald läheb ka nagu tsüklitena edasi, eks ole, vanemalt lapsele, lapselt võib-olla väiksemale lapsele, eks ole, ja sealt edasi mõnikord, ma ei tea, loomadele, mis iganes, et see tsükkel nagu käib edasi. Ja eks me
oleks rohkem armastust siin maailmas, oleks, ma arvan, seda palju vähem, jah. Ja seda mina ka loodan, et me ühiskonnana, eestlastena üldiselt jõuame kunagi mingisse punkti, kus on nagu kuidagi lihtne öelda, ma ei tea, sükest lauset nagu ma armastan sind. Et see on nagu süke natuke harukordne asi, mina seda nagu ei ole väga täheldanud enda ringkondades, et sellist asja nagu väga öeldakse, aga ma arvan, et see lihtne lause aitaks natukene. Ja see lause kõlas tegelikult filmis ka, kui peategelane Paul filmi lõpus ütles, et Frank on minu sõber. Et ta siis jõudis nii kaugele, et ta tunnistas seda nii endale kui ka inimestele, aga ka nendele inimestele, kes seda ei aktsepteeri või ei saa aru. Ja meil ongi, mis teeb nagu tegelikult näitab inimese tugevust, on see, kuidas ka suudad nagu, meil siin üks põhiteemadest oli ka grupisurve selles filmis, et meil on need haprud noored hinged, eks ole, tahavad tunnustust, seda kodus ei saa, satuvad mingisugusesse kampa ja et saada seda tunnustust, sa pead vastama mingisugusele mustrile või käitumisele või sa pead kuidagi täitma mingisuguseid ülesandeid, mis tavaliselt ei ole nagu üdini nagu positiivsed asjad. Ja see tugevus ongi nagu see, et sa suudad nagu tegelikult olla sina ise ja öelda seda, mis on nagu õige, et sa ei pea kõigile meeldima, et sa pead ennast austama ja siis tegelikult oledki tugev. Jah, see kehtib mitte ainult noorte puhul, see on üldse nagu selline ühiskonna või siis sotsiaalne nagu probleem, et ühiskonna ootused või grupi ootused versus siis sinu arusaamad väärtustest ja sellest, mis on nagu õige ja vale ja must ja valge. Kas sinu elus tihti tekivad valikud, sellised reljeefsed valikud, et kas must või valge, hea või halb ja kui tihti sinu elus sa pead tegema kompromisse? No ütleme nii, et ma arvan, et need suuremad mustemad ja musta ja valge vahel valimised on tegelikult nooruses juba enam-vähem nagu ära olnud, see, kus on nagu rohkem segadust, kus tehakse palju vigu ja nii-öelda tagasi mõeldes mõtled nendel hetkedel, et appi see oleks võinud väga halvasti minna. Et siuksed asjad on nagu, ma arvan, läbi elatud. Ja ma nüüd päriselt 32-aastasena vist hakkan tundma, et ma äkki hakkan asjadest vaikselt aru saama, kuidas, ma ei tea, kui me hakkasime seda filmi tegema, siis ma olin 25, siis ma ei saanud päris kõigest aru, nüüd ma midagi saan aru. Ja kui palju ma pean elus kompromisse tegema, just kogu aeg. Ma ei tea, kas see on nagu kompromisside tegemine, et ikkagi nagu, ma ei tea, kui rääkida lihtsalt nagu tööst, filmi tegemisest. Ja siis filmi tegemine vist valdavalt on kõigil sama, et sa pidevalt tegeled sellega, et sa pead, sa saad eisid hästi palju ja sa pead need eid kogu aeg nagu väänama jaadeks, et sa saaksid edasi, sest see kõik on nagu kuidagi, see filmi tegemine on siuke vaevaline ja kallis ja peab palju nagu võitlema, et saada üldse seda teha. Ja sellega seoses on ja vahepeal peab ka mingisugused kompromisse tegema, sa pead lihtsalt leppima sellega, et sa ei ole üliinimene, sa ei jõua kõiki asju teha, sul see võtab, sul ei tule võib-olla mingisugune idee, suurepärane idee mingi 2 nädalaga, 2 aastaga äkki isegi, see võtab aega võib-olla ja sa pead kuidagi sellega leppima. Vot. Sa alustasid, kui sa olid 25-aastane, aga kui sa saaksid filmi teha, ma ei tea, paari aastaga, kas see oleks siis tõenäoliselt teistmoodi film? Ja, ma arvan, et kui ma oleksin saanud
kõik vahendid 25-aastaselt seda filmi teha, see oleks täiesti teine film, sest et see film on, see arendusprotsess, see kogu see kirjutamine, arusaamine, millest see lugu üldse on, see võttis meil umbes nagu 4-5 aastat, et sa kirjutad ühe asja valmis, mõtled, saad aru, et see on halb või lihtsalt ei ole nagu enam enda jaoks huvitav ja siis sa kustutad ära, hakkad otsast peale ja see võtab väga kaua aega mõnikord. Aga see ei ole reegel. Mõnikord on väga palju häid näiteid filmitegijatest, kes nagu põhimõtteliselt kirjutavad põlve otsas nagu bussipeatuses 2 tunniga endal filmistsenaariumi ja 2 nädala pärast saad rahastuse ja hakkad tegema nagu. Et see on täiesti nagu variant ka, aga lihtsalt Hollywoodi variant tõenäoliselt. No on ka, jah, saab ka nii, jah, kui sa oled nagu väga nagu tunnustatud režissöör, siis tegelikult sul võib-olla isegi küsita mõnikord stsenaariumit, sul lihtsalt antakse raha, palun tee. Seda Eestis ei ole, sa pead ikka kogu aeg nagu käima seal rääkimas kõigile oma filmist, oma ideest, miks see on hea idee ja miks seda on vaja jutustada ja miks see on erinev ja kuidas see toob vaatajad kinno ja see on siuke pidev nagu enese tõestamine non-stop ja aga tegelikult on nii, et Eestis on ikkagi lihtsam teha filmi kui Hollywoodis, sest et kui sa tahad Hollywoodis läbi lüüa, siis sa pead olema, ma arvan, et vähemalt mingi 40-50 aastane töötanud veel kauem assistendina ja hästi palju nagu muid asju tegema, et üldse saada nagu jalg ukse vahele. Eestis võib 25 aastane inimene teha täispika mängufilmi ja see on harukordne. Kas oli nagu filmis midagi kontseptuaalset või põhimõttelist, mida sa muutsid või siis jõudsid arusaamale, et tegelikult õige oleks nii? Ma kuskil lugesin, et ühe tegelase saatus oli muudetud, et tuli selline nagu happy end. Muidu kas see nagu, kas filmi puhul saab öelda, et oli selline nagu suuremas plaanis happy end ja kas oli meelega valitud filmi lõpp, et anda nagu lootust inimestele ja sellist positiivset signaali? Filmi lõpuga on niimoodi, et meil on isegi, kui me saame mingit kriitikat selle filmi kohta, siis see on filmi lõpu osas. Ja on inimesed või mingi koolkond inimesi, kes tunnevad, et selleks, et mingisugust sõnumit nagu saada inimese pähe, siis sa pead tingimata šokeerima. Sa pead näitama verd. Ja on väga palju häid näiteid, kus võib-olla niimoodi film jääbki meelde. Aga mina nii ei arva. Ja ma leian ikkagi, et kui me teeme nagu sellistest tähtsatest teemadest filme, kus meil nagu noored vaatavad seda filmi ka ja panevad midagi kõrva taha ja noortel ei ole võib-olla ka kõigil niisugust head tugivõrgustikku alati, siis sa pead ikkagi nagu näitama sellele noorele inimesele, et on lootust. Ja selle filmi lõpu puhul ka, ma ei hakka nüüd ära ütlema, mis seal täpselt juhtus, aga kui nagu tegelikult hakata mõtlema, et kuidas see film lõppes, siis ega keegi nagu ju, seal ikkagi päris palju halbu asju juhtus, et see trauma või mingid asjad, mingid sündmused, mis seal mingite tegelastega juhtusid, jäävad neile igavesti meelde. Nad elavad seda läbi veel 10 aastaid hiljem ja võib-olla ei saagi nagu täielikult sellest üle ja vajavad nagu tõsiselt teraapiat tulevikus, et sellest nagu üle saada. Ja sellised asju nagu on. Seega see happy endi asi on ka nagu siuke magus hapu siin, et kas teraapia, ka mõnes mõttes teraapia. Et see aga see teraapiast rääkides me oleme saanud tegelikult mitte ainult ühelt inimeselt, paljudelt inimestelt noortelt ka siukest asja, et nad on öelnud, et see film mõjub neile teraapiliselt, et nad saavad sealt mingisugust nad näevad seal mingid asju, mis neil on tuttavad, mingid asjad nagu nende jaoks lahenevad ära, nad näevad, kuidas nagu need tegelased saavad sellega hakkama ja nad näevad, kuidas miks siis võib-olla saan mina ka, et see on see mind vähemalt väga õnnelikuks, et päeva lõpuks seda filmi võib vaadata ka miljon inimest, eks ole,
kui see kedagi nagu ei mõjuta ega kõneta, siis tegelikult pole eriti vahet, et kui seda filmi näeks ka, ma ei tea, 1000 inimest ja paar inimest sellest oleks nagu kuidagi natukenegi muutunud, siis me oleme vähemalt mingi eesmärgi täitnud. aga ikkagi, kas oli midagi sellist kontseptuaalset muudetud või mingi huvitav nagu liin oli teistmoodi tehtud? Sa mõtled sellest, et kui on, mis algselt oli planeeritud või? Jah. No kuna film võttis aega, siis tõenäoliselt loomulikult muutusi oli, aga ma pigem küsin, et noh, selline võib-olla kas kontseptuaalne või nagu selline põhimõtteline või sul tekkis nagu arusaam, et tegelikult õige oleks nii? Jaa, muidugi, meil see, kui rääkida nüüd sellest nagu pikast protsessist, tegelikult see pikk protsess on kõige huvitavam, sest et kuhu sa jõuad nagu, et sul on see algpunkt 2018, eks ole, ja siis sul on see lõpp-punkt praegu. Ja see algpunkt oli ikkagi teine, meil temaatilised asjad selles filmis olid teised, see oli üldse mingi mõrvamüsteerium põhimõtteliselt. Me lahkasime hoopis natuke teisi teemasid seal, me rohkem mingisuguseid ma ei tea, ühiskonna mingi, kuidas nagu vaadatakse nagu viltu erivajadustega inimestele ja oli rohkem nagu see temaatika sees. Aga see mingi hetk nagu hakkas muutuma ja kuidagi läksid need, tulid pigem rohkem ma ei tea, noorte sotsiaalsed teemad rohkem esile, mis tundusid kuidagi nagu enda jaoks selgemad ja olulisemad ja ma ei ütle nagu, et need eelmised teemad, mis me mõtlesime, millest me mõtlesime filmi teha, on kuidagi vähem olulised. Ei ole. Lihtsalt see ei mahuta ühte filmi kõiki asju ära. Sa pead millegile keskenduma, millegile fokusseerima. Ja see on see, mille peale me jäime. Et see oli, ma arvan, et need teemad olid need, mis fundamentaalselt muutusid. Ehk siis ma saan aru, et esialgu Frank ise oli põhiteemaks ja siis mingi hetk temast sai selline suur abi selleks, et teisi teemasi lahti kirjutada. Jaa, meil algselt oli see, noh, meil oli nii-öelda Frank natuke kandvamal kohal või rohkem tsentris. Aga noh, praegu ta siiski on ka, ma leian, suhteliselt olulisel kohal, sest tema on see üks nagu inimene, kes tegelikult see kõige ootamatum versioon mingisugusest inimesest, kes suudab meie väga valele teele lükatud katkise poisi nagu sealt halvast nii-öelda välja suunata. Et see selles osast ikkagi alles, et ja ta on ikkagi selle filmi hing olnud kogu aeg. Tõnis, te Mihhailiga arutasite ka korraks, et noh, tegelikult saab ju kõik alguse kodust. Ja sinu filmis ei ole positiivseid isafiguure. Et kas see on sinu poolt selline koputus teiste ustele, et ärgake üles või selline täiesti teadlik valik, kuna see sobis sinna filmi skripti lihtsalt täiesti sisse? No, mina lihtsalt olen märganud ja see ei ole ainult mingi, ma ei tea, ma ei võta ainult enda elust asju. Ma kasvasin üles 90-ndatel, 0-ndatel, mis on suhteliselt meie noore riigi jaoks ka rasked ajad, kus see mehed olid väga ei osanud üldse endaga tegeleda, sükest asjad nagu mingi teraapiast, sükest asja ei tuntud, endaga ei tegeletud ja kui oldi kurb, siis joodi. Ja see lõi mingisuguse pinnase kus ma nägin oma nii-öelda, ma ei tea, kaasteeliste pealt päris palju erinevaid nagu sükseid negatiivseid näiteid. Aga me ei ole, sellest, et me ei arva, et need inimesed on tingimata ka nagu halvad, need on omade muredega inimesed, kellel on ka midagi jäänud lahendamata. Me õnneks oleme nüüd jõudmas vähemalt mingisuguse punktini, kus meil siin mehed räägivad oma tunnetest ja teevad selliseid huvitavaid podcast'e siin ja arutavad
nendel teemadel ja see on üks väike viis, kuidas meie need õnnetud mehed kuidagi äkki korda kunagi teha, jah. Paljudel noortel on väga palju potentsiaali ja need natukene tugevamad või tublimad või need, keda ka rohkem toetatakse, jõuavad trenni, jõusaali, hakkavad näitlejateks. Paraku, kõik ei jõua sinna. Väga palju on neid, kes purjus peaga, aines peaga Viru keskustes ringi jalutavad, parkides, garaaži taga, nõustavad liimi, suitsetavad, teevad kanepit, et miks sa arvad, miks kõik ei saa seda tõuget? Et kas see puudu jääbki just selline Franki-sugune sõber või on seal midagi enamat taga? Vot jah, ma lõpuks ei ole nagu selle alal kuidagi ekspert ja ma tahaks öelda midagi, mis nagu päästaks kõik, aga vist igat inimest, lõpuks on see, et sa pead ise, kui sa upud, siis sa pead ise ka natuke siplema ja aitama kaasa ja sa ei saa lõpuks, kuskil on need head inimesed, need õiged inimesed, kelle juurde nagu minna ja kellelt abi paluda. Me peame looma nagu selleks ühiskonna, kus inimesed julgevad seda teha, ilma et neid mõistetakse kuidagi hukka. Me peame normaliseerima selle, et inimesed päriselt julgevad karjuda appi ja me peame normaliseerima selle, et kui keegi karjubki appi, siis me ei mõtle selle peale, et appi ma küll ei julge ennast sinna segada, et see ei ole minu probleem, et oleme kuidagi nagu avatumad, siis ma ei tea jah, et see on jah kurb, aga me peame, ma ei tea, riigina ja ühiskonnana lihtsalt kuidagi ise ka vaatama, kellel on halvasti ja tulema neile appi, ma ei tea. Aga sinu filmis on näha, et paljud probleemid algavad ikkagi perest. Et loomulikult keskkond, ühiskond, sotsiaalsed grupid omavad mõju, kool, aga kui pere, vanemad suudavad pakkuda tugi, vastava keskkonda, siis see saab olema alternatiiviks sellele, mida siis pakub tänav, mõned grupid, et see ei ole muidugi 100% kindel vahend, et kaitsta, aga sellest väga palju algab. Jaa, esmane kohustus on siiski lapse vanemale oma lapsega tegeleda ja on, tõsi on ka näited, kus on täiesti näiliselt normaalsest perekonnast, kus on kõik armastusega hästi ja on õed ja vennad, kes kõik hoolivad üksteisest ja aitavad. Ikka satutakse halvale teele või mitte võib-olla halvale teele, äkki lihtsalt, ma ei tea, on ka, ma ei tea, mingid vaimsed probleemid, mis on päriselt nagu haigused, eks ole, mis tulevad peale, mis ka nagu ei tee nagu noorele head. Ja mõnikord on jah ka nii, et vanemad lihtsalt ei oska nagu ise märgata selliseid asju ja selle jaoks meil on ka nagu need koolides ka need psühholoogid, kelle juurde võiks olla ka nagu see nii-öelda julgus noortel pöörduda, et see psühholoog ei ole seal lihtsalt mingisugune, ma ei tea, vana tädi, kes niikuinii saa sust midagi aru, eks ole, et see tegelikult kuidagi, ma ei tea, sama asi, et kui sul on raske, siis sa ei pea minema psühholoogi juurde, sa ei pea oma vanematele ka rääkima, sa võid rääkida oma sõbrale ja kui sul ei ole sõpra, siis räägi oma koeraga või ma ei tea, lihtsalt saa see endast välja, et kuskilt see süsteemist välja saamine on juba päris suur nagu. Kellega sina räägid? Ma räägin sõpradega, vahepeal perega ja viimasel ajal ka hakkasin käima esimest korda teraapias, nii et räägin terapeudiga ka.
mingitest asjadest, mis on jäänud, mida ei julge mitte kellegagi rääkida. Sa ütlesid, et film ei ole sinu jaoks nagu mingi teraapia, aga kas sinu looming üldisemas plaanis ja kõik see, mida sa teed, et mis nagu sind eelkõige motiveerib? Mind motiveerib, üldiselt mind motiveerib see, et kui mul on mingi asi, mis ma tahan öelda, mingi lugu, mis ma tahan jutustada, siis mind motiveerib see, kui nii-öelda see minu publik või minu vaataja kuidagi, ma ei tea, saab sellest midagi, mis teeb teda natukene nagu paremaks inimeseks, ja seda ma arvan, et seda iga filmiga ei saa teha. Mõni film on ka teistsugune, mõni film on meelelahutus, mõni film võib ka sihukest filme teha ja mina vaatan ka väga palju ka sihukest filme, kus ei olegi tingimata suurt sõnumit taga, et mõnikord mulle meeldib ka vaadata, kuidas autod plahvatavad ja ma ei tea, ninjad hüppavad ringi ja viskavad shurikene kuskile seina sisse, et see on kõik kihvt, eks. Aga mulle jah, meeldib, kui inimestel läheb asi nagu hinge korda ja ma arvan, et kui need, kes on näinud ka minu neid lühifilme, mida tavaliselt nähakse üks pikk film ära, aga siis väga muust loomingust ei teata. Ja see on okei, sest et kes ikka oskab nagu neid lühifilme otsida kuskilt. Et kui vaadata neid minu lühifilme, siis seal on ka suhteliselt ühtlased jooned sees samadest teemadest. Sa pead ruttu reklaami nüüd tegema, kus kohast me leiame neid lühifilme? Neid leiab on sellised erinevad kohad nagu Arkaader, Jupiter ja mingisuguseid rohkem peidus lühifilme, mis võib-olla ei ole kuskil üleval, saab ka nii, et sa lihtsalt kirjutad autorile ja ta saadab sulle lingi. Mul isegi lõbus lugu, täiesti ootamatu, pead seda rääkima. Kunagi sa tehtud filmikoolis üks lühifilm, seda sa teed alati nende koolivahenditega ja raha selle eest sa ei saa kunagi, sest see on koolitöö, miks sa peaksid saama mingit raha selle eest. Ja siis lihtsalt aastad hiljem üks inimene lihtsalt kirjutab mul Facebookis, kas ma võiksin saada seda filmi näha, mulle väga meeldis see kunagi, tahaks sõprale näidata. Saatsin teil filmi lingi, umbes mingi, ma ei tea, minu enda vanune kutt, nagu lihtsalt mingi sõit, mingi vaatasin Facebooki profiili, et mingi motomees nagu. Ja film on hästi habras, hästi pehme, siuke nagu hästi empaatiline ja nukker. Ja siis võtsime filmi ja siis küsis pangakontonumbrit, kandis mulle 100 eurot selle eest. Ja mis asja, et see on nii tore, et kui kellelegi läheb nagu film nii korda, et ta lihtsalt on nõus ka mingi lühifilmi eest autorile nagu väikse rahasüsti teha, sest et me Eesti autorid, filmiautorid oleme suhteliselt vaene rahvas nii-öelda, nii et see on tore. Kui võrrelda nüüd välismaa ja Eesti filmide tagaruumi, siis kui erinev meil on? Kas meil on ka näiteks, kui sa töötad lastega, on seal erinevad terapeudid, erinevad inimesed, kes jälgivad neid, või on meil see pigem veel üsna algajafaasis see asi? Me oleme väga uus riik, me oleme siin ka alles arenemas siin 30 aastat või natuke rohkem tagasi, kui me veel siin selle Nõukogude Liidus olime, siis filmindus oli ka teistsugune, filme tehti teistmoodi ja kuidagi oli vähem järelvalvet ja nüüd me vaikselt hakkame jõudma sinna. Meil on selles mõttes lihtsam teha filmi, kui nagu lastest rääkida. Meil ei ole otsas mingisugust seadust, et mitu tundi võib ühe lapsega nagu filmi päevas teha, võrreldes näiteks mingisuguse ma ei tea, Suurbritannia filmitööstusega, kus on väga selgesti määratletud, et laps töötab maksimaalselt 4 tundi, laps ei tööta peale 10 ja nii edasi, niisuguseid reegleid on hästi palju ja siis seab mingid piirid, mis lugusid sa üldse saad teha. Et teha meie seda Franki Suurbritannias praegu, ma ei tea, mis rahadega, see oleks ikka olnud võtteperiood, oleks ma olen 2 korda pikem ja ma ei tea, kas üldse saaks teha, nii et me nagu filmitegijatena oleme siin hästi õnnelikud, muidugi me ei taha lapsi piinata, me ikkagi ka jälgisime, kuidas meie lastel on võtteplatsil, kui nad olid väsinud, siis nad said puhata
ja kui nad vajasid mingisugust ma ei tea, keegi kukkus põlve katki, siis me ikkagi ei käskinud tal edasi nagu filmida, vaid et me tegime pausi ja me lappisime ta põlve terveks ja siis küsisime, kas sa tahad jätkata, jätkab, siis jätkab. Kas meil oli nagu pidevalt igal pool psühholoogid, ei olnud, meil olid küll inimesed, kes nii-öelda olid platsil selle jaoks nagu olemas, et kelle otsene ülesanne oli jälgida rohkem lapse nagu heaolu, siis kui nagu lavastaja ei jõua kogu aeg mõelda selle peale, kas mu näitleja kõht valutab praegu, et ma sellega ei jõua nagu tegeleda. Ja selle jaoks on teised inimesed, kes nagu käivad tal vaikselt kompavad, uurivad, kuidas sul päriselt on, kas sa oled vett joonud. Et sellised asju me ikkagi nagu teeme, sest et me eestlastena oleme tegelikult suhteliselt sõbralik kokkuhoidev rahvas, mille üle mul on nagu väga hea meel. Negatiivne näide lihtsalt võrreldes meil ennast, mis ei ole lastega seotud, aga võrreldes ennast näiteks selle Hollywoodi suurtööstusega, eks ole. Et siis meil on väga hästi, sest et olles ka töötanud sellisel suurel Hollywoodi blockbusteril eelarvega 200 miljonit, siis ma ikkagi nägin, kuidas keskmine Hollywoodi filmitöötaja on kuidagi väga, ma ei tea, mis see välja vahetatav nii-öelda, et järjekord on ukse taga. Sa teed vea, sa saad ühe väga karmi hoiatuse ja sa lendad minema sealt ja juba on uus inimene platsil sinu asemel. Mis loob mingisuguse hirmuõhkkonna, mida lihtsalt, kus tegelikult sa ei ole tingimata väga õnnelik, sa saad küll nagu natuke rohkem raha, eks ole, aga see kõik on millegi arvelt, et sa kõik kardad, et sa teed mingi vea. Eestis nagu üldiselt sükst asja ei ole, me oleme kõik sükst, nii väike riik, me kõik teame kõiki, kõik on kellegi sugulased ja siis me ikkagi oleme hästi inimlikud, sõbralikud, et sellepärast on Eestis filmi väga hea teha. Sa rääkisid, et eestlased on väga kokkuhoidvad. Ma olen täiesti kindel, et sinu filmitiim, meeskond oli üks kokkuhoidev punt ja te tegelikult tegite ju seda filmi omajagu. Päeva lõpuks te olite nagu perekond. Kas sa mäletad seda tunnet, kui oli viimane võttepäev, täna räpime kinni, kas tõmbas ikka kurgus kibedaks ka? Jaa, mul juba tulid natuke külmavärinad praegu peale, sest need momendid on seal võtteplatsil, tegelikult sa oled nagu, see on siuke nagu luurele minek, eks ole, sul on need oma sõbrad ja me tegime sõpradega filmi, mina võtsin filmi meeskonda inimesi, keda ma tean varem, kellega meil on mingisugune taust koos ja kellega ma tean, et mul on nagu hea koostööd teha. Ja sa elad läbi seal platsil nagu väga erinevad asju, see ei ole päris nii, et sa oled nagu kogu aeg tuled platsile ja kallistad, eks ole. Sa lähed parimad sõpradega ka tülli. Seal on väga palju momente, kus sa nagu oma peas vannud ja ropendad, et kurat, see inimene ei saa üldse millestki aru, eks ole. Aga tegelikult see on lihtsalt mingisugune moment see on mingi nõrkuse moment sul, eks ole, kus sa tegelikult on magamata hästi pikalt, see on mingi 20. võttepäev ja sul on väga palju halbu asju juhtunud, see kuidagi nagu otsid süüdlast. Et see pidevalt on see meeskonna, igasugune meeskonna asi on see, et kui sinu töö sõltub nii mitmetest teistest inimestest, mis filmi nagu lavastajal eriti on, et lõpuks ma olen ainult üks inimene. Aga minu ümber on võtteplatsil 30+ inimesed, kes nagu töötavad sama eesmärgi nimel. Ja seal tekib neid momente, jah, kus sa tunned, et midagi läheb valesti ja sa otsid süüdlast, aga mõnikord oled sa süüdlane ise, sest et mõnikord valdavalt sina ikkagi lavastajana vastutad selle eest, et kõik on läbi mõeldud. Kui sa ei mõtle nagu asju ette ise, keegi teine sinu eest seda ei tee, sul on küll abilisi, aga sa ikkagi nagu päris palju vastutad ise ja siis on lihtne oma nii-öelda seda süüd anda edasi, aga tulles tagasi jah, võtte lõpule siis ja üldse mõeldes tagasi kogu sellele võtteperioodile, siis nende inimestega ma teeks täiega veel filme, sest et mul oli lihtsalt nii hea seda teha, ma tundsin ennast turvaliselt, ma olin kaitstud, mul oli tuge ja
keegi ei saanud vist ka haiget, loodan. Mis on sinu järgmine film? Ma ei tea. Ma ausalt, mul on mingisugused paar mõtet, millega ma nagu omaette nagu tegelen, aga nagu mul ei meeldi kunagi rääkida asju välja enne, kui ma olen päriselt mingis kohas sellega, sellepärast et ma olen seda varem teinud, ma lihtsalt, seesama asi, see Franki lugu ka, eks ole, ju asi muutub. Ma just pool aastat tagasi kirjutasin ühte lugu omaette, 2-3 kuud. Ja siis ma ei tea, umbes 2 päeva vältel ma lihtsalt järsku käis nagu nipsed ja see pole ikka päris see, et see ei ole ikkagi mul, lasta nüüd läheb praegu see sahtlisse, äkki mind kunagi nagu uuesti köidab see mõte, aga see on lihtsalt filmi tegemise puhul siuke asi, et sa teadvustad, et kas ma investeerin järgmised mitmed aastad sellest ühte asja, kas see on see lugu, mis on seda väärt. Ja nii ei pea tegelikult filme tegema, et sama näide, et meil on väga palju positiivsed näited Eestist ka, kus on režissöörid, kes tegelikult ei mõtle sellele liiga palju, et tuleb mingi mõte, hästi kiiresti vormistatakse seda mingisuguseks stsenaariumiks, mõnikord isegi rahastust ei saada, tehakse samade vahenditega see film valmis, lugu saab jutustatud ja kui nad on ise sellega rahul, siis palun, nii saab filmi teha. Mina lihtsalt võib-olla ei oska niimoodi teha, mulle meeldib pikalt mõelda ja aga selle jaoks nüüd niikuinii siin praegu Eesti filmimaastik kuivab, et tööd ei ole, et siis mul on nüüd rahulikult suvel aega tegeleda sellega ja vaatame. Kõik algab nagu loost, et sul tekib mingi mõte nagu peas, aga pärast sa ju ka viid ellu. Sul nagu sa ise sammu järgi näed, kuidas sinu mõttest hakkab tekkima reaalsus. Ja see on tõenäoliselt selle kõige huvitavam nagu protsess, et ja üldse see on ka meie elu, et meil tekivad mõtted ja siis me püüame midagi teha, realiseerida, ellu viia ja siis me jälgime, et kuidas me suudame sellest mõttest tekitada uut reaalsust. Kui sa praegu vaatad nagu filmi, nagu Franki, kas see on see, mida ma ei küsi, mida sa tahtsid, aga kas on see, mida sa tahad näha? See, mida ma tahan näha, ja see on täpselt see film, mis ma tegelikult mina olen väga õnnelik, et see film on täpselt selline, nagu ta on ja mitte kuidagi teistmoodi ta võiks olla, et oli momente ja eriti see ongi, nagu sa praegu välja tõid, on mingisugune algusfaas, kus mina nimetan seda niimoodi, et nagu see stsenaariumi faas, sul on kõik valgel paberil ja kui su ettekujutus on mingisugune enamik asi, sa kujutad ette, et nüüd see tegelane kõdib siit punktist siia, aga tegelikult sul pole nagu peas kostüümi, mõnikord isegi mitte näitlejat, see on lihtsalt mingisuguse ebamäärase valge ollus, kes kõnnib ringi ruumis, siis natuke vahepeal mingid muusikat sinna taustale ja kujutad ette, et kuidas selle muusika taustal see valge ollus käib ringi ja räägib nendega mingisuguse intonatsioonidega, teksti intonatsioonidega, mida sina ette kujutad, siis see kõik on kuidagi, see on ka siis väga huvitav ja see võib ikkagi mõjuda selle emotsionaalselt ja sa elad seda ikkagi nagu läbi ka siis. Aga kui sa hakkad need esimesi nagu proove tegema, kus sul tekivad need kehad ruumidesse, kellel on mõnikord isegi juba kostüümid seljas, siis see on üks kõige huvitavamaid momente filmi tegemises, sest et siis see kuidagi see paberil valge ollus hakkab kuidagi vormuma mingisuguseks päris asjaks ja kui sa üles filmid ja vaatad seda, siis sa tegelikult, see on see tegelikult päris moment, kus sa hakkad oma tegelastest päriselt aru saama. Meil oli ka ju see, et selle filmi puhul meil on lapsed ja tegelikult nad algselt vist pidid olema mingi aastake või natuke nooremad või me algselt natuke, nad said nagu nad muutuvad vanemaks, ei ole midagi teha ja ma alguses natuke väga pelgasin, et mis siis, kui nad ikkagi nagu, kui nendel tegelastel on häälemurre juba toimunud, kas siis inimesed elavad päriselt nagu kaasa ja elavad küll.
väga hästi elavad kaasa ja tegelikult mõnikord mingisugused ootamatused või mingid lahtilaskmised, mis sa ise nagu teed oma algsetest mõtetest, võivad tuua sulle väga palju lisaväärtust filmi ja selle filmiga juhtus ka väga palju seda, kus me lasime vabaks, lasime mingil asjal sündida ja see oli parem, kui me see valge ollus, mis seal paberil, eks ole, oli. Aga kas sinu elus, mitte isegi loomingus, vaid üldse elus on kunagi juhtunud nii, et on nagu mingi mõte, mida sa siis realiseerid või mingi eesmärk või unistus, mingi asi, mida sa tahad nagu kätte saada, aga kas see võtab nii palju aega või sa pead nii palju vaeva nägema, et siis, kui see on käes, siis sa saad aru, et see ei ole päris see, või siis sa saad aru, et tegelikult juba ei ole vaja või üldse ei olnud vaja? Ma ei tea, jah, ma mõtlen, et kui ma üldse, mis ma olen nagu saavutanud elus, siis tegelikult ma ise tunnen, et ma ei ole nagu nii palju saavutanudki, ma olen suhteliselt noor inimene ja minu saavutused lõpuks on loetavad ühe käe peal äkki, mis ma leian, et on päriselt mingid saavutused, seega ma vist pole nagu päriselt sellist tunnet tundnud, kus ma mõtlen tagasi, et kas see on seda kõike väärt. Aga ma tean, võib-olla ma isegi tean, miks sa sellist asja küsid, sest et tunne on mulle siiski selles osas tuttav, on see, et ma vahepeal mängin arvutimänge. Ja ma olen avastanud seda, et mind väga huvitab arvutimängudel see osa, kus sa tegelikult sul ei ole midagi. Sul ei ole neid leveleid, sa oled nõrk ja siis sa nagu võitled ja grindid selle nimel, et jõuda natuke kaugemale, et saada natuke tugevamaks ja see protsess on hästi kihvt. Ja kui sa hakkad jõudma sinna tipule lähedale selle mängus, mida rohkem see lõpule lähemal jõuad, seda igavamaks tegelikult minu jaoks alati mäng muutub. Väga paljud mängud jäänud lõpu mingi 10% juurest lihtsalt pooleli. Sest et ma kuidagi ma olen juba nii tugev, kõik need pahad nii-öelda minu mõõgaga kukuvad kohe pikali ja ei olegi enam nagu mingit väljakutset selles. Ja on ka mõnikord, kus ma mõnikord lihtsalt ei viitsinud nagu kõiki levelid saada, panin mingi cheat code'i peale, eks ole, olin kohe level 100, eks. Ja järgmine päev ma enam mängin seda mängu, sest see oli nii igav, mul ei olnud enam mingisugust väljakutset. Ja ma arvan, et see on sarnane tunne, et kui sul väljakutset ei ole, kui see on kuidagi, tuleb nagu väga liiga lihtsalt sulle, siis lihtsalt kaob huvi. Kõik, mis ma olen teinud ja mille ma olen saavutanud, ei ole kuidagi mulle lihtsalt tulnud. See lõpuni välja olnud nagu keeruline ja raske, sellepärast on see ka minu jaoks alati lõpuni huvitav. Kas see tähendab, et sa oled nagu selline võitleja, et sinu jaoks on tähtis nagu ka võitlus, et oleks raske, et see oleks nagu väljakutse sinu jaoks või sinu elu filosoofia on selline, et tegelikult ei ole nii tähtsad eesmärgid kui see nagu teekond, mida me läbime. Ma arvan, et ma pole nagu seda teadlikult isegi nagu mõelnud, sest et ma arvan, et ma ei ole nagu nii sadamasoistlik, et ma mõtlen, et ma tahan, et mul oleks hullult raske. Vahepeal ikka tahaks, et oleks palju lihtsam. Elu võiks olla natuke lihtsam kohati ja ma mõtlen ka, et keegi võiks mulle lihtsalt nagu ma ei tea, kinkida korteri, mis ma pean rabama nii palju raha, et saaks üldse midagi osta, et võiks kuidagi midagi lihtsamini tulla. Et sellele ma nagu niimoodi ei mõtle, aga ma olen loomult kärsitu, ma ei tea, kas ma olen nagu võitleja, vist natuke olen, sest et mul on siuke nagu võistlusmomendi nagu asi on sees, kus ma nagu pean kuidagi tahan ennast kogu aeg tõestada. Mulle kahjuks, ma ei tea, kas on hea või halb asi, aga mind väga palju motiveerivad ka olukord, kus keegi ütleb, et ma ei saa midagi teha. Selle Franki filmiga oli ka üks moment, mis mind väga palju motiveeris. See oli vist 2021 või 2022 suvi, kus mulle üks Eesti tuntud filmitegija uuris mu selle loo kohta ja tahtis teada, meil nagu tegeleme
ja ütles siis umbes, et et sa niikuinii seda rahastust esimese korraga ei saa või teise korraga ei saa, et ja noh, niikuinii, sellepärast, et noh, et ta kuidagi nagu hakkas mulle mingit pinnast viskama ette, et ma ei saa selle asjaga hakkama. Ma läksin sellest nii leili, ma helistasin kohe mingi tund aega hiljem produtsendile, saad aru, mis ta rääkis nagu või? Ja siis, ja kusjuures ma sellele samale inimesele ütlesin ka, et vaata, kuidas me täpselt pool aasta pärast saame selle esimese korraga täisrahastuse sellele filmile. Ja siis ma tegin kõik selleks, ma ei tea, ma läksin see vihaga läksin nagu nii edasi, et ma nüüd näitan talle. Et lõpuks ma ei tea, võib-olla polnud seda üldse vaja, seda tõuget. Et ma arvan, et me oleksime niisama ka tõestanud seda, aga see lihtsalt kuidagi mind väga motiveeris, see võistlusmoment või midagi sellist. Aga ma ei ole kunagi olnud ma ei tea, spordiga kuidagi seotud või võistleja, sükest asja ma pole nagu kuidagi teinud. See on kuidagi kuskilt mujalt tulnud, see võistlusasi nii-öelda. Aga kust tulevad siis sinu, ma ei tea, eluprintsiibid, põhimõtted? Ma ei tea, mul on mingid teooriad, ma olen natuke selline kameelion, kui mul ikkagi mingi inimene, ma ei tea, avaldab muljet, on hea eeskuju, siis ma üldiselt nagu ma inspireerun sellest, ma üritan olla natuke rohkem nagu see inimene. Ja väga paljud minu nii-öelda mentorid on mõnikord isegi fiktsionaalsed. Ma päriselt olen üks niisugustest inimestest, kes vaatab mingisuguseid filme ja mõtlen, ma tahan olla nagu see filmi tegelane. See on okei. Ma endiselt arvan, et mängufilm Die Hard on väga kõva film ja see on üks väga lahe näide, kuidas ühest mehest, kes kurat ei anna alla, et ta laseb edasi siis, kui kogu asi on talle vastu ja ma arvan, et siuke mentaliteet võiks olla nagu levinum. Ära anna alla, et siuksed asju saab, kui sa ei leia seda oma lähikonnast, siis leiab mujalt. Meil on siin üks traditsiooniline küsimus, mida mina esitan külalistele, et ja jällegi mulle tundub, et osaliselt vastus juba tuli, aga ma siis küsin, et kes on sinu arvates nagu õige mees? Või missugune see mees nagu peab olema? Õige mees. Noh, paljud omadused, mis me mehele paneme nagu julge ja tugev ja nii edasi, seda võib naine ka olla, et teil lihtsalt vahet ei ole. Aga mis ma arvan, et õige mees on see, kes austab iseennast, austab teisi, julgeb olla nõrk ja kes ei mõtle pidevalt sellele, kuidas olla mees, et kuidagi, ma ei tea, see on, praeguseks ei ole mingi nagu saladus, et need mehed, kes üritavad hullult paista nagu mehed, näidata musklit ja olla valjud ja näidata, domineerida kogu aeg, et see on näidanud, et eks need üldiselt siuksed inimesed on väga ebakindlad ise ja ma olen seda näinud ja kogenud ka nagu ka filmi võtteplatsidel, kus need kõige kõvemad mehed tegelikult on kohutavalt ebakindlad ja hullult muretsevad mingite asjadele ja nad ei näita seda välja, sa näed neid nõrkuse momente, aga seda ei saa tunnistada endale. Et ma arvan, et selline see õige mees on. Õige mees võiks ka saada lahti moosipurgi ja kui ta ei saa seda lihtsalt biitsepsiga jõuga, siis on muid meetodeid ka. Et õige mees mõtleb välja, kuidas lahendada mingid olukordi ja vahet pole, kuidas peaasi, et olukord saab lahendatud, ma arvan. Kui ma sinu jutu võtaks kokku nii, et õige mees julgeb olla nõrka, aga ei anna alla. Midagi sellist, jah. Ühesõnaga, ärge andke alla, aga ma ei tea, otseselt nagu
ei ole tegelikult elus asjadega nagu kohutavalt kiiret, sa ei pea nagu tundma seda pinget, et ma pean saavutama selleks, ma ei tea, finantsvabadus 30. eluaastaks, et aastal 2025. et jah, et siin osad inimesed, kes, ma ei tea, 15 aastat tagasi või millal see tuli, ma ei tea, krüptot ostsid, on nüüd suured kõvad mehed, eks ole, ja nüüd teised on kõik nagu, mis ma nüüd teen, et peab, mis need lahendused on, et vaadata Andrew Tate'i videoid, käia jõusaalis ja siis ma ei tea, kuidagi rumalalt nagu raha teenida, ma ei tea, on vist mingeid muid väärtusi, mida taga ajada, jah. Aga mis on siis sinu nagu suurem eesmärk ja kas sina oled õige mees? Ma ei tea, kas ma olen õige mees, ma üldiselt olen vist, ma ei ole endaga mingisugusel kohutaval halval arvamusel. Ma tean oma nõrkusi, ma tean oma tugevusi ja ma ei tea, kas ma olen siis lõplikult see õige mees, aga ma proovin olla hea inimene. Kas see on ka nagu eesmärk elus? Ja, ma arvan, et see on mingi asi, millega tegelikult sa pead tegelema, et sa ei saa olla nagu, raske on vahepeal olla nagu loomult kogu aeg hea inimene. Seal inimene on nõrk, tal on omad nõrkused, tal on omad vead, ta on vahepeal kade ja ta on vahepeal pahane ja ta on mis iganes, et siis et sa pead kuidagi nagu teadvustama neid asju, sa pead nagu tegelema sellega, et sa oleks hea inimene, sest see on sama asi, et miks mingid tülid tekivad sõpradega või elukaaslastega või mis iganes, et tekivad mingid konfliktid, keegi tahab midagi ja teine ei luba seda saada, eks ole, ja sa oled peale pahane ja siis sa võib-olla ütled midagi ja siis sa pärast mõtled end tagasi sellele momendile, et ma küll hea inimene ei ole, et ma sükest asja tegin, aga seda ma tean, et juhtuvad sellised nõrkuse momendil ja kui sa nagu hakkad seda mustrit enda puhul nägema, neid oma vigu nägema, millega võiks tegeleda ja sa nendega tegeled, siis tegelikult sa hakkad nägema aja möödudes, kuidas sa hakkadki natuke paremaks inimeseks muutuma. Mina isiklikult tunnen, et see, kes ma olin 25-aastaselt, on täitsa teine inimene kui see, kes ma praegu olen. Ja ma kahtlustan, et kui ma olen, ma ei tea, sinu vanune, siis ma olen ka täitsa teine inimene ja loodan, et ma olen veel parem inimene. Ehk siis hea inimene ei ole tiitel, see on protsess. Jah, see on protsess, jah. Ja protsess, mille tulemusel sa saad olla mitte igavesti hea inimene, sa võid olla vahepeal hea inimene ja mingi hetk enam üldse mitte hea inimene. Nii et, jah. Ja sina praegu näed, et sa nagu muutud ikka paremaks inimeseks, et ma arvan küll, jah. Ma vaatan lihtsalt tagasi enda mingisugustele iseloomujoontele, mis mul oli mõnda aega tagasi ja ma ei ole nendele uhke. Ma ei ole uhke, kuidas ma vahepeal osade inimestega rääkisin, ma ei ole uhke, kuidas ma osadesse inimestesse suhtusin. Mul olid kindlad mingisugused eelarvamused, et see inimene on selline ja too ja ta ei meeldi mulle ja ta on loll, eks ole. Möödusid aastad ma sain aru, et ma olen ise loll. Et tegelikult see täiesti aus ja normaalne inimene, ta olid omad probleemid, ma ei saanud neist aru, nüüd ma saan, sest ma ise elan neid samu probleeme läbi. Et jaa, see on protsess ja see on töö. Film Frank on lastest, noortest ja noortele ja lastele mõeldud film ja tegelikult ju inimesed arvavad või lähtuvad sellest, et laps ongi nagu kõige puhtam inimene, aus, siiras, aga tegelikult me näeme, kuidas keskkond lapsi mõjutab ja kui lähtuda nagu sinu loogikast ja tegelikult see on ka minu loogika, et me igapäevaselt peame pingutama selle nimel, et olla nagu hea inimene. Kas see tähendab seda, et me tuleme siia maailma olles nagu heas vormis, et iseenesest inimese isu on nagu puhas ja hea, aga see keskkond kogu aeg mõjutab meid negatiivselt ja siis meie ülesanne on
kas vastu võidelda või siis teha kõik selleks, et olla siis hea inimene. Jaa, mina arvan tõesti jah, et inimene sünnib hea inimesena, puhta lehena ja siis võib-olla isegi vähem, et keskkond, vaid teine inimene teeb seda teist, üritab kuidagi siis vormida seda puhast lehte nii-öelda erinevates suundades ja kahjuks tihtipeale see on ka negatiivses suunas. Ja mulle tundub, et siis ta alustas oma küsimust sellega, et see film on noortest ja noortele lastest, et tegelikult sellel filmil on väga palju õppida ka täiskasvanutel ja tegelikult kust siis see laps nii-öelda, see süütu hing hakkabki õppima neid halbu harjumusi või käitumismustrid, on ju lõpuks see vanem inimene, see, kes on tema mentor, see, kes on tema õpetaja. Ja meil on täiskasvanud inimesena see kohustus kuidagi olla nagu lihtsalt rohkem teadlikumad, mida me nii-öelda lapse ees ütleme, mõista anname, mille peale me vihaseks saame ja mida me nii-öelda tunnustame. Et kui sa ikka näitad oma lapse ees, kuidas on okei kedagi sõimata või maha teha, siis sealt see algab, eks ole. Kui sa ütled lapse ees, et ära teda kuula, ta on loll, see on väga suur probleem. Eriti kui seda tehakse, ma ei tea, näiteks õpetajate puhul, eks ole, see rikub põhimõtteliselt kogu mingisuguse noore inimese arusaama ära, eks ole, mingisugusest institutsioonist või politsei, eks ole. Et tegelikult politsei on olemas siin, et meid aidata, meid kaitsta, laps peaks tundma ennast turvaliselt politsei juuresolekul, aga tegelikult me natuke nagu õpetame neid politseinikke kartma, et sa ei tohi lapsele, justkui sa ütled lapsele, et ära tee nii, muidu politsei tuleb, paneb su vangi. Et sa ütled talle sükse asja ja see laps hakkab kartma, et appi nüüd tuleb see nuiaga mees, eks ole, ja paneb kuskile kinni. Ja sealt hakkab mingisugune esimene juba mingi hirm või vastasseis potentsiaalselt nagu positiivsete autoriteetidega. Ja see on siis meie kohustus täiskasvanud heade inimestena vaadata, et seda juhtuks vähem. Seda juhtub niikuinii, aga võiks vaadata, et see juhtuks vähem. Ja nii me teemegi heade inimeste ühiskonna. Millega ma olen 100% nõus, saan ka seda ise kinnitada. Jah, see film on ka või isegi eelkõige täiskasvanutele. Meil käis saates selline äge mees nagu Artur Rehi, ta on meil sõjablogija ja ta tegelikult jättis sulle siia ka küsimuse ja see küsimus on selline, mis on sinu elu suurim viga ja kas sa julged seda ka tunnistada? Siuke bänger küsimus. Suurim viga. Ma nüüd päriselt mõtlen. Kas sa mõtled, kas tunnistada seda või mitte? Ei, ma mõtlen, mis see võiks olla. Sest et ma võin öelda mingid lihtsad asju, eks ole, aga see kuidagi lihtsalt vigu tehakse nagu kogu aeg. Ma vist ausalt ei tunne, et ma oleks teinud elus üldse mingisuguse kohutavalt suure vea. On juhtunud halbu asju minu elus, mille ma olen ise põhjustanud. On inimesi, keda ma olen endast nagu eemale lükanud ja see on minu süü. Aga selle käigus ma olen õppinud midagi ja ma olen õppinud, kuidas seda võib-olla tulevikus vältida. Ja siis ma arvan, et need polegi nii suured vead. Aga jah, ma ei tea, ma olen inimestele haiget teinud ja ma ei ole selle üle õnnelik, aga ma üritan seda teadvustada
ma arvan, et see ongi see vastus. Lõpetuseks, kui sul on anda endal mingi sõnum edasi teistele, mis on sinu sees, mida sa võib-olla tahaksid päeva jooksul ka rohkem välja panna maailmasse, siis mis oleks? Sama sõnum, mis ma just vist natuke siin välja mingi hetk ütlesin, et ärge kunagi andke alla, et elu on vahepeal jõle, nõme ja raske ja kõik tahavad, et sa ebaõnnestuksid, vahepeal võib niimoodi tunduda. Aga tegelikult kõik on võimalik. Nii ära leierdatud, kui see lause ka ei oleks, siis et tee tööd ja ma ei tea, ja näe vaeva, armastus ei pruugi tulla niimoodi, aga selles mõttes, et midagi ikka läheb hästi, ma arvan. Väga hästi. Aitäh sulle, Tõnis. Aitäh. voimjavagi@gmail.com, kirjutage julgelt, jagage meie asju, pange ilusad pöidlad üles igale poole. Päeva lõpuks ikkagi olge head inimesed ja käige kinos ja minge kinno.